Kui eelmine saade oli mängu ilu ja mängu valu, sina ja sinu elu mängud, et kõik need, mis su elus toimub, kõik see, mis su elus toimub, on mängud, mida sa mängid ja kõik see, mis su elus ei toimu, on justkui see, mis mängud jäävad mängimata. Ja kas sa tunned ennast seal väga-väga hästi, kas sa oled meisterlik, mis mängud ja mis tasemele, meistri tasemele sa mis mängud oled ära õppinud. Niimoodi sa ennast seal oma elus ka tunned ja need mängud, mis on aeg ammu lõpetada või aeg ammu lahti lasta või aeg need mängud, mis sind enam ammu ei kanna ja põhjustavad sulle kannatuslikke elukogemusi. Et siis sa oled lihtsalt kannatuse meister, et kas sa võid olla elu ülistuse, kerguse, helluse, lihtsuse, nagu piisavuslikkuse meister või sa oled elu raskuse, kannatuse, valu, mõistmatuse, väärtusetuse ja ebaturvalisuse meister. Igal juhul on tegu mänguga ja sina oled selle mängu peaosatäitja ja sa oled selle mängu kõrvalosatäitja ja sa oled selle mängu looja, hoidja. Sa võid luua ka mänge ja tunda ennast seal nii üksikuna, keegi ei tule minuga mängima. Ja sa võid luua ka mänge, kus keegi justkui ei kutsu sind mitte kunagi mängima ja lood endale sellise kogemuse, kuidas keegi ei taha sinuga mängida. Ka see on sinu loodud mäng, kui keegi ei taha sinuga mängida. See oli siis eelmise saate väike kokkuvõte siia, aga tänane saade on mängu teine osa. Ja räägin täna mängude nagu üldehituslikust sisust. Mängude üldehituslikust sisust. Ükstapuha, kas te mängite vihaseid mänge, kurbuse mänge, rõõmumänge, vastikuse, põlastuse, sallimatuse mänge või ohvrimänge või päästjamänge või kontrollivaid võimumänge. Igal juhul nii sättisin korraks valgust. Igal juhul on tegu mingisuguse mängusüstemaatilise nagu süsteemiga, milleks on siis sellised mängupõhi üldehituskonstruktsioon. Ükstapuha, mis mänge sa mängid ja ükstapuha, millises elus sa oled, millises etapis sa oled, kas sa oled aru saanud, et sa oled mängu stsenarist, sa oled mängu peaosatäitja, sa oled mängu kõrvalosatäitjad, sa oled mängu alustaja, vedaja, lõpetaja, taasalustaja, kas sa vahepeal võtad elutarkusena mängusid kokkuvõttemängud ja kraabid kokku koore ja kõik see, mis enam ei kanna, lased lahti ja kõik see, mis kannab, sellest ehitad järgmist uhket vundamenti järgmiseks elu etappi mänguks. Ja kui sa juba inimese kehas oled, minu saateid vaatavad inimesed, kui sa juba inimese kehas oled, siis räägin täna nende mängude põhikonstruktsioonist. Inimeseks olemise mängude, elulugude, etenduste, põhikonstruktsioonist. Ja esmasena, mis ma tahan siia üles tuua, on see, et kas sa ükstapuha, millises psüühilise arengu etapis sa oma
psüühikaga oled, aga tegu on ikkagi närvisüsteemi nagu, mis arengus staadiumis on sinu närvisüsteemi areng. See annab sulle teada punkti ka, mis su psüühes toimub. Nii, kas sa oled nagu introvertsel teekonnal ehk siis sissepoole suunalisel või sa oled ekstravertsel suunal ehk siis nemad seal teekonnal. Igal juhul on tegu sinu enda maailmaga, vahet ei ole, mis suunas, kas sa kõnnid ederpidi või sa kõnnid tagurpidi, igal juhul sina kõnnid oma eluloos kuskit pidi. Nii. Ja esmaseks ükstapuha, mis mänge sa mängid, mis etapis sa oma elus asud, üks esmaseid mängu eluloo ülesehituse vajalikuseid on lootus. Nii, kui sa oled introvertsel suunal, kas sa annad enda ja enda loole lootuse või sul ei ole lootust, sa oled ennast maha kandnud lootusetult, laisk, lohakas, loll, kole, nõme, vastik, sobimatu, vana, lootusetult. Ja kui sa oled introvertsel kujul ja sa ei anna isegi 50% endale lootust, et 50% on kaheldav nii-öelda, aga 50% ikka täitsa annaks endale lootust, siis on mul küsimus, et kellele see ülejäänud 50 annad, et see on siis nagu kasutamata ressurss. Et sa nagu pool hingad ja pool jätad hingamata. Pool magad, aga pool jätad nagu magamata või? Kui sa oled ekstravertsel kujul, siis sa annad lootuse välisele. Et ema tuleb ja aitab, isa tuleb või õde tuleb, ülemus tuleb, kevad tuleb, suvi tuleb, päike tuleb, valgus tuleb. Kellele sa selle väliselt annad selle lootuse? Ja nüüd ongi see, et vaata, mis mänge sa saad mängida üldse, kui sa näiteks introvertsel kujul, sul on endale lootus nulli lähedane. Siis sa ju ehitadki üles ju lootuse mänge kellegile teisele. Ehk siis välisele. Sa võid introvertne olla, aga lootuse annad välisele. Sest et sinul endal ei ole vastutajat, sa ei ole lootuse mängu, 100% lootust, kui elu üks olulisemaid eluloo ülesehituse osis on lootus. Kui sul ei ole õpetatud lootust, ja sa seda, ja see ei ole see lootus, mis on nagu, ma loodan, et suvi tuleb ja siis ma saan terveks. See on lootus, on positiivne elu jaatav maailmavaade on lootus. Et isegi kui sajab praegu vihma, siis 100% lootusega sa tead,
et see on kindlasti 100% kellegile millegile väga hea, et praegu sajab vihma. Kui praegu oleks põud, siis sa 100% lootusega tead, et see 100% on millegi kellegi jaoks väga vajalik või oluline. Nii, ja nüüd ei ole vahet, kas sa oled nagu introvertsel kujul ja annad endale lootuse. Et sa tead, et ainult iseenda peale saab loota ja ainult sina ise saad oma loost iseennast välja vedada. Et sa annad endale 100% lootuse ja sa saad seda 100% lootust siis ükstapuha, mis eluvaldkonnas peal nagu energiakanalit välja elada. Lootus kui energiakanal. Kui sa ei kasuta lootust, siis on nagu ühest olulisest elu loomisallikast loobumine. Ja ükstapuha, mis eluvaldkonna peal on siis kas elu kui nagu tervisvaldkonna peal, suhete valdkonna peal, seksuaalsuhete valdkonnas, raha temaatika, majandus valdkonna peal. Et kui sul on nagu lootus ainult iseenda peal, siis sa saa nagu, et ainult mina saan endale raha teenida. Aga kui sul oleks iseenda peal ja teiste peal, siis oleks ju huvitav ju, et ainult mina saan raha teenida endale ja nemad saavad ka mulle raha teenida veel endale. Kui sul on nagu teiste peal, siis sa loodadki ju ainult toetustele, et tema tuleb ja maksab mulle palka. Sul on lootus ülemuse peal ja et tema paneks eluvaldkonna nagu raha sinu taskusse liikuma. Ja näiteks, kui sul on nüüd see lootus on seal väga-väga madal, siis sa ei loodagi ju kõrget palka saada. Sa saadki väga madalat palka, sest sul lootuse kasutamise allikas on väga madal. Kuidas sa selle lootuse said endale, see, mis sul on, või sul ei olegi lootust, ei enda lootust ei ole ja teistele ka ei anna, et sul on nagu lausa lootusetult pettunud oled endas ja maailmas. Siis elu viibki sind nendesse mängudesse, et mäng on nagu tulemus. Lootusetu see mäng endal, sul ei ole selles elus lootust enam ja sa koged seda mängu. Lootusetuse mängu, kui lootusetu sina, kui inimesena, kelle nimi on see ja see, kui lootusetu sa oma elusituatsioonis sellel päeval asud. Ja kui sa ei ole lootust välisele ka, õele, ega vennale, ega loodusele, ega kellegile teisele välisele, ei ülemusele, ei sõbrannale, ei majandusele, ei presidendile, ei valitsusele, no ükstapuha, kes nemad seal, naaber, kes iganes. Ja isegi mitte loodusele ja isegi mitte nagu näiteks religioossele. Sa ei anna isegi Jumalale lootust iseennast aidata või päästa. Et siis väga paljud inimesed annavad lootuse välisele. Raha ehk ülemus tuleb, maksab mulle palka, siis tervisele, välisele arst teab, tema teeb mind terveks. Sa annad lootuse arstile ja arst annab sulle rohu ja siis sa saad terveks. Sa annad lootuse suhetele. Oi, mul on nii hea sõber, ta päästab mind igasugust pori lombist ära.
sul endal enda suhtes lootust ei ole, aga sa oled üles ehitanud mängu, kus lootus on nemad seal, tulevad, aitavad, päästavad, kas vend, õde, ema, isa, ülemus, kriisiabi, kes iganes, aga nemad seal ehk suhted. Või sa oled lootuse andnud seksuaalsuhetele, millest kujuneb välja tihti näiteks armu kolmnurgad. Armuke tuleb ja tema ikka nagu armastab mind. Sa oled lootuse andnud välisele. Või sa oled andnud lootuse religioonile, et Jumal ju ikka, et sul on 100% lootus, et Jumal ju ikka armastab mind. Ja mõnikord sa annad lootuse või lootusetuse, vaat ei ole kumba pidi sa oma seda nii-öelda mängu üldehituskonstruktsiooni kasutad, kas ehituskujul või lagundamiskujul. Igal juhul sa saad seda välja elada ka oma loomingus. Et kui sa ei ela seda ka nagu rahamaailmas välja, annan endale 100% lootuse ja lähen kinnisvaraturule suurte ärihaidega suuri summasid liigutama. Ja sul see õnnestub, sest sa kasutad 100% lootuse vundamenti konstruktsiooni. Ja sa võid ka lootuse või lootusetuse siis välja elada oma loomingus, et oledki kunstiinimene ja kas sa teed lootusele pühendusega luuletusi või lootusetuse kaotamise pühendusega luuletusi. Igal juhul on tegu nii-öelda välja elamise funktsiooniga siis. Lihtsalt kas sissepoole või väljapoole. Et kui sa teed, sul ei ole lootust, aga sa oled loominguliselt, sul ei ole, oled introvert ja sul ei ole endale enam ühtegi lootuskiirt anda, kinkida, jagada, siis sa oled negatiivse sisekõnega. Ehk siis sa oled negatiivne sisekõne, kui sa saaksid seda sõnadesse panna, siis sa oled nagu luuletad negatiivvormis endale sissepoole alateadvussahtlisse koledaid luuletusi siis nii-öelda endast. Aga kui sa oled nagu endale ei ole sulle lootust, aga maailmale või Jumalale või päikesele või valgusele või seal kellegile suhetes, siis sa kirjutad armastusluuletus ja annad lootuse temakesele. Seal, väljapoole. Igal juhul vahet ei ole, kas sa kasutad lootust sissepoole negatiiv- või positiivvormis või sa kasutad lootust väljapoole negatiiv- või positiivvormis. Igal juhul on aeg tulla sellest teadvele, sest see on väga oluline komponent, millised elumängud sul parasjagu käsil on ja millised on selle elumängu tulemused. Kuidas sa ennast seal mängus tunned? Mul on sulle küsimus. Kuidas on sul lootusega? Enda? Kui palju lootusetus? Kui palju on sul lootus? Kui palju sul on välisele? Kui palju on välis nagu lootusetult sul maha kantud või kui palju sa välisele lootust annad. Vahet ei ole, kas nagu majandusperspektiivis, tervise nagu süsteemis, seksuaalsuhted, muidusuhted, sotsiaalsed suhted või religioosses süsteemis või loomingulises süsteemis. Et näiteks positiivlootus loomingulises süsteemis on inimene, kes maalib, aga ta on suuteline ka oma maale müüma. Sellepärast, et tal on positiivne lootus neid maha müüa. Aga inimene, kes maalib, aga ei ole suuteline oma maale müüma, siis ta tegeleb ju negatiivlootusega. Ja võib juhtudagi, et tema
nii-öelda selles elus ta ühtegi maali ei müü, aga 200 aasta pärast keegi leiab ja oma positiivlootusega müüb need väga kalli raha eest maha. Lihtsalt, kas sul on selles elus, kas sa kasutad selles elus lootuse süstemaatikat või sa ei kasuta selles elus lootuse süstemaatikat, mis mängib väga olulist rolli sinu eluloo mängude tulemuslikkuses. Järgmine väga oluline on, mis on väga sarnased lootusele, on usk. Usk. Sissepoole, kas sa usud endasse või endasse ei usu. Või välispidine usk. Endasse ei usu, aga vaat temasse seal usun. Endasse ei usu, aga vaat Jumalasse usun. Endasse ei usu, aga vaat mees tuleb ja mehesse usun. Või ja siis ma leian enda kõrvale mehe, kes mina endasse ei usu, aga tema usub endasse ja ülevõimendatud kujul, siis me võimegi nii-öelda, minul näiteks lootust ei ole, usku ei ole, väärtuseid ei ole, siis loomulikult sa põrkad kokku inimesega, kellel on ülevõimendatud lootus endale, teistele, ülevõimendatud usk endasse, teistesse, ülevõimendatud väärtus endasse ja teistesse ja loomulikult sa saad nartsissismiga kokku. Sest et mängu ülesehitus on selline. Nii, ütlesin selle kolmanda sõna ka juba välja, et on usk, lootus ja väärtus. Me teame sellist kolmainsust nagu usk, lootus, armastus, aga ma ehitasin tänast saadet natuke üles ja vaatasin, aga ma leidsin hoopis, et on olemas lootus, usk ja väärtus. Nii et lähme usu juurde, et kuivõrd sa usud iseendasse, et sina saad enda rahavoogusid liigutada. Kuivõrd sa usud endasse, et sa saad enda tervist tervendada. Kuivõrd sa usud endasse, et sinu seksuaalsuhe sinu endaga on rahuldust pakkuv. Kuivõrd hea usk on sinusse endasse, mil Jumal on sinus endas looja. Näiteks religioon sinus endas, ehk siis see Jumal sinus endas. Või kui palju sa usud endasse, et sa saad loominguliselt ennast vabas vormis väljendada. Selle jaoks sul peab olema piisavalt palju eneseusku, et ennast loominguliselt vabas vormis väljendada. Inimesed, kes ütlevad, et oi, minul looming üldse ma ei oska seda, ma ei oska ise mitte midagi. Seda teist või kolmandat, siis nende usk ongi, vaata tema seal koob ja tema seal maalib ja tema seal luuletab ja mina, ehk siis usk ongi välisele antud. Ja siis ta nagu põrkabki kokku mängus selliste inimestega, ja mängu ülesehitus, et mina selles elus loomingut ei tee, aga ma kasutan inimesi, kes on väga-väga andekalt loomingulised kunstiinimesed ja vaat nemad oskavad seal siis disainida või maalida või kududa või seda teist või kolmandat teha ja siis ma nagu, ehk siis sul on enda usk on miinusega, aga välisele on sul kõrged uskumused. Ja kui sa endasse ei usu, aga väidad, et sa usud Jumalasse või Allahisse või Shivasse või Shaktisse või sa usud kõvasti, ainult raha suudab rattad liikuma panna, vahet ei ole, millesse, kellesse sa usud. Lugu ongi selles, et kas sa kasutad sellist mängu üldehitusmaterjali, milleks on usk. Kas sa kasutad või ei kasuta ja mis määral
sa kasutad seda nii-öelda, kui sa kasutad enda suhtes miinus, ehk siis lagundaval kujul, ehk siis lõhun või ehitan. Ja kui sa kasutad miinusmärgiga lootusetus, siis sa lõhud oma peaosatäitja mängud. Kui sa kasutad uskmatust enese suhtes, siis sa lõhud ära oma enese peaosatäitja mängud. Aga kui sul on lootus kellegile välisele, siis sa annad kõrval peaosatäitjale väga kõrge rolli, tähtsuse. Kui sa endasse ei usu, aga vaata temasse Jumalasse usun, siis ka Jumal kui religioon on välja mõeldud inimeste poolt või sa annad Allahile või Budale või kes sul on seal parasjagu või keegi väga-väga-väga oluline, väga-väga-väga tark inimene seal, ehk siis endasse ei usu, aga temasse usun. Ma helistan temasse, tema teab vastust. Siis sa ju annadki usu, on sa kõrvalosatäitja rolli oled nagu madaldanud olematuks, sa ei kasuta peaosatäitja rolli mina vormis, kõrgem mina vormis, vaid sa andnud tema seal, ehk siis kõrvalosatäitja rollile oled andnud lootuse ja usu rolli ja mängu ei juhi sina, vaid mängu juhib sinu kõrvalosatäitja roll. Ja ehk siis mängude üldehitusmaterjalid, kas sul on lootus ja kuidas sa seda kasutad, kas sul on usk ja kuidas sa seda kasutad ja kolmandaks, kas sul on väärtus. Kui sul on mängude üldehitusmaterjali väärtuse materjal on enda suhtes madal, sul ei ole väärtus, ma olen ju mitte keegi, võrreldes kellegagi, võrreldes kõrvalosatäitja väärtustega. Aga see ongi see, et miinusmärgiga introvert on tema maailmas on alati märgiga keegi ekstravert, kes tema väärtuseid siis nagu esindada saab või nagu etendada saab. Ehk siis kõrvalosatäitja rollile on antud väärtuse väljaelamise roll. Ja kas siis ongi, et näiteks minul endal ei ole rahalist väärtus, aga tema seal on rikas ja temal on rahaline väärtus. Siis keegi on kindlasti sinu maailmas rikas. Et kui sinul endal tervisel ei ole väärtust, siis sul on alati kellegi tervis on tähtsam kui sinu enda tervis. Ja need ongi väga tihti on nii-öelda enda tervise arvelt aitan terveneda kellegi teisel tervisel. Ehk siis kõrvalosatäitja tervisele on kõrgendatud väärtus. Minu enda une arvelt, mis tegelikult määrab minu enda tervise, ohverdan ma siis väärtusliku aja kellegi kõrval osatäitja tervise tervenemisel. Suhted, kui sul endal ei ole väärtust, siis sa ootad, et teine hakkaks sinu suhetele väärtust pakkuma. Et teine peab ehitama sulle väärtuslikkuse suhte. Ja sa ei võta vastutust. Kui sul ei ole endal väärtust, siis Jumal kirjutab ja Piibel on sulle ette ära kirjutanud need väärtusse nii-öelda manuaali, mille alusel sa saad üldse nagu oma mängu mängida. Ja sa saad ka väärtust või väärtusetust oma loomingus välja elada. Ükstapuha negatiivsel kujul. Minu luuletused ei ole midagi väärt ja viskad nad sahtlisse või paned nad põlema.
Või sa saad ka välja elada nad nagu väärtuse või väärtusetuse. Saad elada välja loomingus ja keegi ikka märkab või näeb või loeb või kuuleb sinu loomingut. Ja see inimene, kellel on väärtus, tema peab seda loomingut väärtuseks ja ta saab sinu loomingut nii-öelda turundama hakata. Aga kui sul on need 3, lootus, usk ja väärtus, on elu jaatavalt tasakaalus nii enda kui teiste suhtes, siis need 3 komponenti on nagu 3 tilka verd, millest moodustub armastus. Kas sa tunned selles elus armastust või sa ei tunne selles elus armastust? Kui sa tunned enda suhtes ei tunne, aga vaata teiste suhtes tunnen, siis see ongi see, et siis see 3 tilka on lootus, usk ja väärtus on läinud välispidisele ehk siis kõrvalosatäitja rollide ülesehitusele. Aga sina oledki oma kõrvalosatäitja rollid ka. Aga sa lihtsalt ei tea seda, et mina armastan seal oma seda, keda ja aga millegipärast tema mind ei armasta. Sellepärast, et tema armastab kedagi 3. või 4. Ehk siis kui sul on usk, lootus ja väärtus enda suhtes nagu oleviku vormis, olevikus, praegu, täna, nüüd, kohe, mul on 100% lootus, mul on 100% usk, 100% väärtus ja praegu nüüd kohe siin laua taga, siis ma võin tunda et see ruum täitub tegelikult, see on nagu retsept armastuse kohaloluks. See tuba täitub armastusega. Kui sa ütled, et minevikus ei olnud mul lootust, mul ei olnud usku, mul ei olnud väärtust, ei saa mul ka täna olla ja ei ole ka, on siin meiklajal ei saa olla ka tulevikus, sest et minevikus ei olnud. Siis ega ma ei ole õppinud seda ja tulevikus ka ei ole. Siis on eelmiste mängude mõju, sfäär on nii tugev, et määrab ära tulevaste mängude tulemuse juba täna. Ja selle asja nimi ongi nagu saatuseks määratud. Aga kui sa võtad nagu lootuse, usu ja väärtuse täna, nüüd ja kohe siin praegu sellesse hetke, siis sa saad siin vaimselt uuesti sündida ja sa ei ole mõjutatud mineviku lootusetusest, mineviku uskmatusest ja mineviku väärtusetusest. Ei ole sa mõjutatud niivõrd, et see saaks tulevikus uuesti ja uuesti korduda. Kõik, mis saab uuesti korduda, on sellepärast, et sellest ei ole üles ärgatud. Pahaunenägu kordub see nii kaua, kui sa ärkad sellest ülesse. Ja luba endale lootus, usk ja väärtus just nimelt sellesse hetke, sellesse punkti, kus sa parasjagu oled. Et mitte nii, et ma annan nagu homsele lootuse, ma annan homset, ma usun.
või homme on mul nagu, täna olen ma väärtusetu, aga ma käin kooli ära ja saan diplomi ja siis ma muutun väärtuslikuks. Ja sa olid enne kooli väärtus ja sa oled koolis olles väärtus ja sa oled ka peale kooli väärtus ja sa oled ka siis, kui sa oled kehas väärtus või siis, kui sa ei ole kehas, oled sa väärtus. Sa kõik aeg oled. Sa oled kõik aeg. Ja just nimelt sa oledki. Sa oled kogu aeg. Kui sa jõuad selleni, et sa kogu aeg oled, siis sa oledki kogu aeg oled sa lootus, kogu aeg oled sa usk ja kogu aeg oled sa väärtus. Ja öeldakse küll, et loo endale tähenduslik eesmärk ja mine tegudega, mine pühendumusega teekonnale. Et siis sa saad nagu tegudega kinnitada, et sa oled lootus, usk ja väärtus. Et kas sa pead midagi tegema selle jaoks, et tõestada endale ja teistele, et sa oled väärtus. Sa juba oled. Sa juba oled. Vahet ei ole, kas sa oled parasjagu kehas või sa ei ole parasjagu kehas. Sa kogu aeg oled. Ja nüüd ongi see, et kui sa nüüd oled juba kehas ja mängid seda kehas olemise elulugude mängu, siis sa saad kasutada nii enda kui teiste suhtes lootus, usk ja väärtus. Isegi siis, kui väärtus mõõdupuu järgi maa peal on mõõdupuud. Järgi on tegu väärtusetusega. Aga nagu öeldakse, et ainult meister oskab sitast saia teha. Sitt viia põllule, külvata heade mõtetega ja seemnetega, saada vili, saada jahu ja saab väga maitsvat saia teha. Et see ongi, et ainult nagu vastutav teadlikkus teab, et sitt on kõrgeim väärtus. Ta on koleda, haiseb, aga kärbse jaoks on ta tema elu paradiis. Ehk siis kogu aeg kehtib väärtus ja väärtusetus ühe korraga. Oleneb, kas sa oled sitakärbes või sa ei ole parasjagu sitakärbes. Seega lootus ja lootusetus, usk ja uskmatus ja väärtusetus kehtib ühel ja samal ajal 100%-lises nagu materialismi materjalis. Lihtsalt kui palju sa parasjagu mingit materjali kasutad, sellest sa saad ka oma mängitava eluloo mängu tulemuse. Sa võib-olla ei tea, et sa oled üles ehitanud praegu oma mängud lootusetuse kividega ja uskmatuse seinasid ehitad ja väärtusetuse sildi all. Mis sa saad siis kogeda? See ongi tulemus sinu elu sellele olukorrale, kus sa viibid, kus sa asud omadega.
ja mida tasakaalukamalt oskad sa lootust, usku ja väärtust nagu retseptis tasakaalukalt kasutada, seda rohkem sa tunned armastuse kohalolu nii iseendaga olles või teistega olles või teisi vaadates või. Kui sa välisele ei anna lootust, usku ja väärtust, siis sa saadki tulemuseks ju mõttetuse. Et kui inimene on jõudnud oma lootuse ja uskmatuse ja väärtusetuga punkti, mil ta endalt elu võtab, siis tal ongi see, et ta ei kasuta usku, lootust ja väärtust ei enda ega teiste suhtes. Ja siis ikkagi koguneb kadunud inimeste otsimisgrupp koguneb, sest et nemad kasutavad 100% lootust, 100% usku ja 100%, et elu on väärt päästmist. Nad kogunevad ja otsivad kadunukese ülesse ja leiavad ta veel elusana. Ja et nemad seal koonduvad ja otsivad kadunud inimesi. Nad ei saaks koonduda, kui neil ei oleks lootust, usku ja elu olulisuse väärtust. Välise suhtes, nad väljast otsivad inimese ülesse. Nad võivad ise seespidi kadunud olla, aga nad koonduvad, et otsida välises maailmas abivajavaid inimesi. Ja siis sa leiadki ennast kadunud inimeste otsimisgrupi mängus. Praegu sai sellesse saatesse väga palju informatsiooni ja ma tõmbaksin praegu siinkohal saate kokku. Ma isegi ei küsi, tavaliselt ma küsin mõnikord, et kas tahab veel midagi siia saatesse tulla, aga ma tean, see saade sai hästi pungil nii palju informatsiooni, et selle seedimise jaoks, et ma isegi vaataksin seda saadet mitu korda üle. Ja ma siiralt tänan kõiki neid inimesi, kes on praegu jäänud minu kui Mehed, naised, maailm saatesarja vaatajaks ja toetajaks. Teie abiga ma hoian selle saate elusana ja käin ja tulen ja räägin teile ikka huvitavate maailmade, huvitavatest nurkadest, mil seda elumängulisust veel paremini näha, mõista ja mängima õppida. Aitäh teile!